Tere, armas! Mina olen Triinu, olen energiatervendaja ja mul on ülihea meel, kui sa oled siin minu YouTube'i kanalil. Mina jagan sulle siin oma lugu ja siis ma räägin sulle seda, mida ma igapäevaselt teen. Ehk siis täna on minu igapäevane töö aidata siis inimestel leida iseennast. Ja mul eriti meeldivad need inimesed, kellel on ärevus, sellepärast et ärevus on hirmupõhine ja hirme võib sul olla nii palju, aga nendega on vaja tegeleda, sest siis sa saad sealt välja. Aga täna ma räägin sulle rahulolematusest. Rahulolematus on üks päris suur märk, kui sina oled täna selles kohas, kus sa tunned rahulolematust. Seda nii töö osas, seda nii iseenda keha osas, seda raha osas, seda suhte osas, seda laste osas. Ja tead, mis see on? See on sellepärast, et sinu sees on tervendamata sinu sisemine laps. Sinu sisemine laps ei tunne rõõmu igapäevadest asjadest, sellepärast et tema sees on see hirmunud laps, see, kes on jäänud ilma armastusest ja kõik see koht võimendab täna sul seda kohta, kus sa võid tunda rahulolematust. Ja see on see koht, kus sa saad aru, et rahulolematus kasvatab rahulolematust. Nii et energia kogu aeg kasvab sinu sees, kui sa sellega ei tegele. Ja mina sain selles mõttes seda tunda väga tugevalt ja ma ei osanud mitte ühtegi muutust teha, sest sellel ajal ma ei olnud oma missioonil ja ma ei teadnudki seda kohta, et iseendaga tuleks tööd teha, ma reaalselt ei teadnud. Ja see tähendas seda, et kui meil on kogu aeg nii palju rahulolematust, siis see kasvab, see lumepall kasvab meie sees nii palju ja mingi moment käib väga suur pauk. Aga eelmäng sellele paugule annab universum kogu aeg. Sul lähevad asjad katki, sul võib auto katki minna, külmkapp katki minna, pesumasin katki minna, sest kõik hakkab näitama seda kohta, kus sina oled. Ja see tähendab seda, et sa võid lihtsalt jälgida seda kohta, et sul polegi enam võimekust tasuda enesearengule, sellepärast et sul on kõik asjad järjest lähevad. Mis siis teha? On aeg vaadata iseendasse ja pöörata see programm ümber, sest vastasel juhul läheb asi veel hullemaks. Kuna mina sellel ajal ei osanud, siis ma täna jagan sulle neid teadmisi ja kuna ma igapäeva teen tööd klientidega, siis see koht on nii paljudel välja tulnud täna, siis ma lihtsalt ütlengi, et kui sinu hing soovib muutust, siis sinu hing on nii võimekas, sest sinu energia on nii võimekas ja hakkad looma endale kõike seda just sellepärast, et luua, et hakata aru saama, et see, mida ma praegu loon, tuleb minu enda kohast, minu enda energiast, aga mis siis oleks, kui ma hakkaksin looma hoopis teist reaalsust, kus on rahu, kus on töö, mida armastad, kus on kõik teised kohad. Ja see on võimalik. Nii et olles täna ennast tervendanud ära, siis ma ütlengi, et kõik on võimalik. Nii et kui sa vaatad minu taga olevat pilti, siis sa näed vabadus, tervenemine, kergus, elurõõm, see on kõik võimalik. Nii et ja võti on sinu enda sees. Aga aeg-ajalt meil on vaja kõrvalt peegeldust, et aru saada, kus kohas sina oma elus oled praegu. Sest elu on peegel ja sina ise saad selles mõttes aru, okei, seda mustrit ma ei soovi. Nii et võtmeks ongi siis see pool, et sa hakkad neid asju, olukordasid ümber pöörama. Nii et sa võid alati seda ise teha,
pöörates siis selle olukorra ümber, millises tundes sa oled, sest vastasel juhul sa võimendad seda juurde. nii et kui sa saad aru, et parem võimendada juba head, parem võimendada juba armastust, eneseväärtustamist, võimendada seda, mis annab sulle energiat, sest et kõik teised hirm, kahtlus, üksindus, piirangud, valu võtavad energiat ära. nii et sinu terve olemine sõltub sellest, kuidas sinu energia läbi käib, kuidas see energia liigub. aga kui energia ei ole tervendatud, siis sa lihtsalt oled selles kohas, kus ei ole energiat võib-olla, oled rahulolematu, siis need ongi kõik need märgid, et sa hakkaksid endast seda ümber pöörama. nii et sa võid alati üksi proovida, alati võid üksi proovida, kirjutades ümber selle koodi. aga kui sa märkad, et sa ei saa muutust, siis sa võid julgelt küsida abi, sest täna on minul sellised tööriistad, mis aitavad nagu kiiremini seda mustrit ümber kirjutada. nii et ärevus, depressioon, need kõik on täna võimalik tervendada ära ja ükskõik millises kohas sina võid täna olla, kõik on võimalik. nii et meil on programmid, mis on meie sees ja me ei teadvusta neid, aga me saame näha seda elupeeglina. ja elupeeglina see aitabki sul aru saada, kus kohas sa oled. nii et ära jäta ennast üksinda. meil on võimalik täna oma alateadvuses teha muutusi. meil on võimalik välja tulla nendest piirangutest, milles me oleme, sellepärast me kõik saame endale mõningad traumad, millest on vaja tervendada, see lihtsalt on elu osa. nüüd on lihtsalt vaja vaadata, teadvustada ja selle mustriga tegeleda, sest see muster võib sinult võtta mega palju eluenergiat. nii et ja see võib olla igas valdkonnas, nii töö suhtes, nii raha suhtes, nii iseenda väärtuse suhtes, kõige suhtes, kus sa tunned sellist halba tunnet ja seda kõike on võimalik tervendada. nii et kui sa tunned, et sa otsid uusi lahendusi, siis siin all on link, sa võid minu kodulehele minna ja sa saad leida mind ja teha tutvumiskõne, et sa ei jääks sinna kohta, kus sa tunned seda hirmu või sa oled üksinda ja sa ei julge kuhugi minna ja sul võib olla ärevus kogu aeg ja sa selles mõttes väldid inimeste juurde minekut, sest sul on nii raske seal olla ja need on märgid sellepärast, et see energia ei ole, energia vajab tervendamist. nii kui sina ei saa inimeste juurde minna, on märk sellest, mis on oluline tervendada. et kõik märgid, ehk siis ülitundlikkus, hirmud, häbi ja võib-olla on sul ka valud kehas, ka need on ülioluline märgata ja endaga tööle hakata. ja sa näed tulemusi, nii et ära anna kunagi alla. elu annab sulle väga palju võimalusi, nii et leia see võtmekene, see kuldvõtmekene, mis aitaks sul need lukud lahti keerata. nii et minul on olemas tööriistad ja mina saan aidata neid, kes on täna samamoodi, otsivad lahendusi. sest see on võimalik. aga mõnusat päeva sulle ja tea, et kergus, elurõõm, vabadus, sisemine vabadus on võimalik. aga mõnusat päeva sulle.